Tere õhtust ja suur tänu, et saan siin oma mõtted teiega jagada. Jah, nagu juba mainitud, 12-aastase IT-taustaga olen ja viimased pool aastat olen siis sukeldunud krüptorahanduse maailma ja leidnud selle enda jaoks väga huvitava ja perspektiivika. Ja mulle meeldib see Anderseni tsitaat, sest see toob välja eriti hästi Bitcoini olulisuse. Ja mees on olnud interneti loomise juures ja arvatavasti teab, millest räägib. Bitcoini levikul on täna sarnased tunnused, nagu olid kunagi interneti levikul. Ja ma olen mures meie e-riigi staatuse ja e-riigi tuleviku pärast. Et meil on täna keskkond on Bitcoini kasutamise koha pealt üks keerulisemaid maailmas. Meie press on kajastanud valdavalt ainult negatiivseid uudiseid ja ilmselt päris palju kodanikke arvavad siiamaani, et tegemist on lihtsa püramiidskeemiga. Ehk et kokkuvõttes meil puudub kindel seisukoht ja puudub visioon. Investeeringud. Tunnen isiklikult mitut ettevõtjat, kes kas juba on suunanud või on suunamas oma Bitcoini investeeringud ja ettevõtmised Eestist väljapoole. Kui nii edasi läheb, siis on oht, et võime tehnoloogiatest maha jääda ja kaotame kindlasti oma hea positsiooni tänases tehnoloogiamaailmas. Hinnangulise riigi all mõtlen kõike seda, mis ei ole füüsiline riik, ehk siis see, kuidas me maailmas välja paistame, et kuidas meist räägitakse riigist, kus saab digiallkirju anda, kus kasutame mobiil-ID-d ja kust on tulnud Skype. Pakun välja visiooni finantstehnoloogia juhtriik maailmas, et see koht on täna veel vaba. Meil on täna juba olemas hea stardiplatvorm, meil on TransferWise, oleme kasutanud üle 10 aasta ID-kaarti, mobiil-ID-d. Ja meil on olemas Malla mõis, mis on tänaseni maailma suurim Bitcoinide kasumi eest ostetud vara. Ja juba selle sügisel avatakse seal Bitcoini konverentsi ja innovatsioonikeskus ning hotell. Ja arvatavasti esimese pangana maailmas on LHV pank palganud krüptorahanduse spetsialisti. Töötan ise seal 3. nädalat. Kuid mida veel tuleb teha? Eelkõige keskkond luua. Huvi, ressurssi, võimalusi nagu on, kuid keskkond on, nagu öeldud, juba üks keerulisemaid. Tegemist on täiesti uue paradigmaga, mis vajab eraldi lähenemist ja hetkel on võib-olla kõige suuremad kitsaskohad käibemaksukohustus ning rahapesuseadusest tulenev näost näkku kohtumise kohustus. Need pärsivad oluliselt tehnoloogia levikut riigis. Haridus. Teadmatus tekitab hirmu, seepärast on harida inimesi hästi oluline. Algkoolides, 90-ndatel oli algkoolides, põhikoolides tiigrihüppeprojekt, mille vilju me tänaseni nautida saame. Mis oleks, kui krüptorahanduse tiigrihüppe versioon 2 ellu kutsuda ülikoolides? Luua krüptorahanduse liit. See koondaks kokku teadmised, kogemused, fännid, ettevõtjad ja tekitaks suurema sünergia selles valdkonnas. Ja loomulikult, kuna tegemist on keerulise valdkonnaga, siis koostöö on väga teretulnud avaliku ja erasektori vahel, suurem koostöö, et see viib alati parema tulemuseni. Ja ühe mõttena toon siin ka ära veel riikliku krüptoraha loomine, mis võib-olla tekitaks sellise hea platvormi või hüppelaua, kust edasi minna ja kust kogemusi kogeda ja õppida.
Lõpetuseks toetaks veel Taavi Kotka ideed 10 miljoni e-eestlase saamisest aastaks 2025. Bitcoini maailmas on hästi oluline know your customer printsiip ehk siis tunne oma klienti. Ja täna on see valdavalt selline käsitöö, kliendi verifitseerimine, kasutaja verifitseerimine. Et kui täna Bitcoini turul tegutsevad nii turud kui vahendajad ja teenuseid pakkuvad ettevõtjad aksepteeriksid ID-kaarti kui kliendi verifitseerimisena, siis võib see 10 miljonit juba selle kümnendi lõpuks võib-olla täis tulla. Aitäh! Aitäh!